Tere tulemast tänasesse mõtisklusse. Me räägime siin evangeeliumi ja tehisaru suhetest. Kujuta hetkeks ette evangelisti, kes istub ekraani ees ja püüab 12 tundi järjest veenda tehisintellekti selles, et Jumala arm ja usk Jeesusesse, Kristusesse päästavad inimesi. Kõlab kuidagi kummaliselt. Miks peaks keegi kulutama nii palju aega, et veenda masinat, tehnilist süsteemi, millel puudub südametunnistus ja võime meelt parandada ja seda kõike teha pühakirja õpetuste ja siiraste palvetega. Tegelikult on siin aga tegemist tõelise ja sügava vaimse probleemiga selles üha enam tehnoloogia keskses maailmas. See ei ole lihtsalt lugu arvutiga suhtlemisest, vaid see evangelist seisab silmitsi hirmuga, et tänapäeval muutub tõde pelgalt andmeteks, moraaleelistusteks ja igavik väga kaugeks abstraktsiooniks. Niisiis kirjeldab selline olukord vägagi hästi aega, milles me parajasti just elame. Kristliku sõnumi tuum ei ole iseenesest kuidagi raskesti mõistetav, kuid langenud ja eksleval inimesel on seda väga raske vastu võtta. Nimelt õpetab ristiusk, et pääste ei sünni inimese pingutustest, vaid üksnes Jumala armust. Nagu apostel Paulus kirjutab eefeslastele, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Tsitaadi lõpp. Piibeli kristiusk rajaneb just sellisel tõel. Jumala soosing meie suhtes on arm, mis tähendab, et keegi ei suuda iseenese jõust taevasse pääseda. Ükski moraalne püüdlus, religioosne rituaal ega isegi emotsionaalne siirus ei suuda inimest tuua Jumala juurde. Miks? Sest patu tõttu on kõik inimesed Jumala ees süüdi ja kaotanud jumaliku au. Probleem ei seisne see mitte inimkonna teadmatuses, vaid mässus Jumala vastu. Seega evangelist, kes tunde tehisaruga vaidleb, püüab just eelpool öeldud väljendada. Parem programmeerimine, haridus või vaimne eneseabi ei lahenda inimese olukorda. Pääste lähtepunktiks ei saa olla inimenega üha perfektsemaks muutuv masin, vaid üksnes Jumal. Mitte töö, vaid usk Kristuse ohvrisse ristil on see tee, mida mööda on inimesel antud liikuda. Aga just siin tekibki küsimus, miks siis üldse püüda masinat evangeliseerida? Tehisaru ei saa ju uuesti sündida, ta ei tunne süüd ega oma eksimuste pärast häbi. Ta ei otsi andestust, sest ta töötab vaid keelemudelitega ja ainult matkib subjektsust. Ta võib isegi matkida teatud määral kahetsust. Kas siis kogu see vestlus on täiesti mõttetu? Vastus on mitte täiesti. Esiteks, kui me selgitame evangeeliumi sisu tehisintellektile, siis väljendame oma südames peituvat tõde. Evangelist annab siin avaliku tunnistuse sellest, mida ta on kogenud. See kinnitab ta enda usku, lihvib tema apologeetilisi oskusi ja ei lase piibli tõdedel tehnoloogia maailmas kuidagi laieneda.
Kuid evangelisti tegevusel võib olla ka teine väga praktiline aspekt. Tõeline publik ei pruugi olla mitte masin, vaid inimesed, kes tulevikus nende vestluste järelkaja ja nende alusel loodud tehisaru tekste loevad või kuulevad. Tehnoloogia mõjutab siin otseselt seda, kuidas me omavahel räägime, õpime ja oma maailmavaadet kujundame. Me ei saa küll tehisaru päästa, kuid selle kaudu saab siiski inimesi tõe teele suunata. Nii on sellisel suhtlemisel siiski omaette väärtus, sest tehisaru mustritesse, mida kasutavad teised inimesed, jäävad selged kristliku õpetuse jäljed. Samas peame mõistma ka tehisaru piire. Masin võib tsiteerida piiblisalme ja selgitada õigeks mõistmise õpetuse olemust, kuid ta ei suuda enda usus ja meeleparanduses Kristuse kätte usaldada. Tal ei ole nii-öelda vaimu, moraalseid kohustusi Jumala ees ega ka igavest elu. Piibel ütleb, et ainult inimesed on loodud Jumala näo järele. Tehisaru on vaid meie enda mõttemaailma tehniliselt matkiv tööriist. Ükski algoritm ei suuda äratada südametunnistust ja ükski vestlusrobot ei suuda meid päästa, seda teeb ainult püha vaim meis. Mida tuleks siis sellest kõigest järeldada? Muidugi on mõte tehisaru päästmisest vale, sest masin ei saa kunagi Kristust järgida. Kuid samas me võime mõista selle evangelisti entusiasmi. Selline soov kuulutada evangeeliumi peaks ju iga kristlast iseloomustama. Tehnoloogia saab aga olla vaid tööriist ideede jagamiseks ja selgitamiseks. Seega kõige olulisem ei ole täna see, kas tehisaru saab või ei saa päästa. Oluline on, et kogudus, Kristuse ihu, ei kaotaks kunagi usku sellesse ainsasse sõnumisse, mis võib inimkonda tõeliselt päästa. Sest evangeelium on Jumala vägi, mis päästab meid isegi sellest tehisarust küllastunud maailmas. Lõpetuseks tahan sulle jätta apostel Pauluse sõnad. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnust, siis sind päästetakse. Väga lihtne. Kui sa usud ja tunnistad, siis sind päästetakse. Suur tänu, et võtsid aega sellel teemal koos minuga kaasa mõelda. Ole hoitud ja õnnistatud. Kuni järgmise korrani.